läksime. Premium-liiga 32. vooru mäng Paide linnameeskonna ja Tartu Ülikooli Tammeka vahel on läinud käima. Keskkaitseliini vastu toimetavadki seal. Järvelaid otsib söötu ettepoole, Ignatius tundub, et suurepärselt luges selle suluseisu sealt hästi läbi ja tuleb löök ka. Meeritselt tõrje ja 2 korda siis 0-1 kaotuse ja korra 0-2 kaotuse. Ehk siis jah, need nullimängud, kui siit tuleb hea katse, võiks ka kuidagi keertuda. Aga 26 minut ja Tammekal hea võimalus. Ja paalt tuleb pall ja ei lähe palju üle. Vastus ja natuke siduma neid asju. Hugo ei ole väga suur trikitaja, kes kaitsena pigem. Aga Paide suudab vastase karistusalasse murda. Ilmor Lilanderile ja Michael Lilander paigutab selle palli 37. minutil võrku ära. Sai pusitud ja lõpuks on vaja ühte täpset jalga sinna pallile vastu ja pall keeruliselt sinna posti kõrvale olnud viskus küll, aga ei ulatanud seal. Oli küll natukene mingisugust veahõngu küll korraks tamamoodi. Aga praegu on Paide saanud hästi hakkama ja siin teeb Paide veel hea kombinatsiooni siia sekka. Anier murrab karistusalasse, otsib veel söötu ja sealt läheb mitmest meest korraks läbi ja siis tuleb katse ja pall lendab võrku. Ja Paide läheb seda mängu 2-0 juhtima. Siim Lutsu löök see oli, mida Sander Aleksliit proovis seal takistada, aga ei ulatanud. Ja Luts saab tõesti tähistama seda 300-ndat ja natukene peale Premium-liiga mängu siin väravaga ja miks mitte. Ja Lutsule siis 4. Premium-liiga värav sellel hooajal. Ja näeme siit uuesti tegelikult, kui hea kombinatsiooniga siin kanna sööte. Ütleks sellised sagedased alustajad, Anier jällegi välja arvata küll kohati, et kui tal oli see vigastus. Ega Paidel või Tammekal siis enam-vähem samamoodi, kui siin Lins murdmas kasti ja panemas ta palli võrku ja otsustab selle mängu võib-olla siin juba ära. 3-0 läheb Paide mängu juhtima ja võtmas siis tänavu suurimat võitu Tammeka üle. Väga hästi pandud sinna posti kõrvale rahulikult keerutatud ja brasiillase jaoks siis täna teine tabamus, suvine tuli ja midagi oleks Tammekale siit valmis tilkuma. Äkki Järvelaid siit, tuleb terav sööt ja oi. Ja tuleb üks vahetus veel, siis kelle Taani Moovo on siis 3. mees, keda siis Tammeka siin ootas. Et temagi saaks valmis ja saaks võimik vahetuse siin ära teha. Tuleb aga terav pall ja sealt. Eller Luts saab küll lüüa ja hästi reageerib selle Aland. Ehk et üks asi on see, et kuidagi mängida ei õnnestu, aga ma arvan, et hakkab kuskil kuklas ka kamitsema. Aga Travalli siit läbi minemas, kus otsib veel söötu, otsib seal mingisugune segapundar seal on, aga Paide saab siit värava kätte 70. minutil. Ja kas sealt selle viimase kõksu pani Henri Anier ise ära. Aga Travalli suuresti tegi selle värava pusis sealt hästi läbi. Ja Anier oli siis seal õiges kohas värava esisel olemas ja lõi oma 3. värava siin pärast suvist naasmist. Trofei, mida sa tahaksid mängust kaasa saada. Millerilt tõste värava poole ja Henri Anier, siin on pea korralikult olemas. Henri Anier lööb siit Paide veel kindlamalt ette. Suurepärane tabamus peaga ja Millerilt võib-olla isegi veel parem senderdus ka. Siit näeme uuesti ja tundub siit söödu ehk tundub hästi. Ja siit tuleb see sööduhetk, seal tundub ikkagi, et laabuse õlanukk on seal napilt kaugemal ja siit suurepärane hüppe Anierilt. 7 sünniaastaga annab neid mudida küll ja veel. Epton lendab nüüd korralikult Lilanderi peale. Lilander pani ploki, aga Eptoni valik siin lennata niimoodi selge oli küsitav. 81. minutil ka Eptonile kaart. Ja Lilander on päris kõvasti sealt kuklast kinni. Vaatame siit uuesti. See on ikkagi... Ja Ožamkov saab jällegi info, et peaks selle momendi üle vaatama. Vaatame, kas nüüd saab enda õige ekraani juurde minna. See on ikkagi väga kirju mäng, mis meil siin täna on olnud.
ja siit ma arvan, tuleb Eptonile ka punane kaart ja see oli väga ebavajalik närviline tegutsemisviis. Lillander on endiselt ja Ožamkovil otsus tehtud, siin saame kommentaatori boksis kinnitada. Esimese korduse peale ei vajanud Ožamkov midagi muud kui aru saada, et see on punane kaart David Eptonile. Korralikult, või korralik on väga vale sõna siin momendis, väga halvalt käivad need käed seal kuklas ära, see oli korralik löögiliigutus ikkagi, selge löögiliigutus. Eptonil nägu muidugi selline, et tema ei tea, tema ei käinud seal momendis. Ja tuleb Paidele võimalus ja Travalli ei suuda see palli sinna. Ja siit lõpeb see mäng ära. Grigori Ožamkov lõpetab selle mängu ära. 5-0 võit Paidele siit täna. No kokkuvõttes teenitult lõidnud. Henri Järvelaid täna kindlasti valus kaotus Paidele. Päris keeruline mäng. Mis täna kõik valesti läks siis? Lihtne on öelda kõik, et kui taga on 5 ja ees on 0, siis saab öelda, et kõik läks valesti, et ma ei tea, isiklikult arvan esimesed, kuni see esimese väravani, nagu olime mängus sees, meil olid mingid siuksed poolmomendid, neil otseselt ka mingit momenti ei olnud. Ma ei tea, no me ei saa lasta ühest väravast ennast nii nagu mängust välja viia, et jääma nagu kohtuniku peal lootma, et kui on miga on, siis peab edasi mängima ja pärast seda on täielik kollaps, et nende punaste kaartidega on meil nagu on, et võime öelda, et kohtunik oleks võinud anda, ei oleks pidanud andma, aga sa pead olema piisavalt tark. Praegu hooaja lõpp ka, et tuleb kõva häält teha riietusruumis, ütleme nii, ega rohkem lagi. No mis see teie plaan täna oli? Tegelikult ees teil ju 2 tugevat ründajat suutsid seal piisavalt peavalu tekitada. Mis oleks saanud ka seal näiteks paremini olla seal ründafaasis? Värava oleks pidanud lööma, et eks me üritasimegi, me teadsime, et Paidele meeldib palliga mängida, nad on, võivad jääda mingid hetked ümaraks ja nii-öelda lohakaks, et siis proovime neid võimalusi ära kasutada, et mingid momendid meil tekkisid, kus siis Paide pressinguga hilines või suutsime lihtsalt ise nii-öelda meistrikud olla ja välja tulla, et niisugune i-täpp, et rünnakufaasis tuleb olla võib kannatlikum, et ei olla julgem, ma arvan julgem, et siin oli ka paar momenti. Üks on meeles, kus Ugeri läks, söötsin ta läbi, jäi võib-olla natuke meeritud kartma, et olla julgem ja rohkem enda peale võtta ja nagu ega muud polegi. Praegu iga punkt on tähtis. Nüüd on, see on möödas, nüüd on vaja võtta lihtsalt järgmist mängud Harju ja Kalev Keskmees tuleb, et üks mäng korraga Harju. No, muidu olid tegelikult Paidega tänavu suutud ju üsna okeilt mängida, olid seal pigem napid kaotused. No, mille pealt see kukkumine tegelikult tuli? Kaotus on kaotus minu jaoks, et ei ole vahet, kas ma kaotan 1-0 või 5-0, et õhtu lõpuks võib-olla on mingi väravate vahe, kui on võrdne purte, aga raske öelda, et ma isiklikult mängisin Paidega nüüd esimest korda, et eelmine kord jäi mul punase kaardiga vahele. Ma ei tea, väga palju asju saab paremini teha, aga väga palju asju ka tegime hästi minu arvates, et lihtsalt 5 väravat 5 kaitseliini vastu on lubamatu, et meil on ühe ründaja vastu peame 3 keskkaitset hakkama saama, et eks endale on ka lihtne nagu tuhka ära raputada see viimane Hendri värav, kus ta sealt tagapoist ära lõi. Ütlesin küll, aga vahet ei ole, las ta jääd, et ei maksa mingid vabandusi endale luua, et tuleb parem olla. Ja tõesti, nagu ütles, et 2 väga põhimõttelist mängu nüüd tulemas, no üleminekumängudele kindlasti ei taha minna. Ei, me sellele ei mõtle, võtame mäng korraga ja kui oma töö ära teeme, siis me sinna ei lähe. Olgu nii, aitäh sulle, Henri, ja palju teile. Aitäh, palju teile. Ja Henri Anier jõuab ka. Tere, Henri! No palju õnne! Korralik võit täna, mille pealt see kõik ära tuli? Ja emotsioon. Suur aitäh mängu korraldajad, et täna oli siuke hea mängutunne. Ilm oli ilus ja tulime selle järgi, mis tahtsime ja kus meie level peab olema. Et oleks võinud või rohkem väravaid lüüa. Aga hea meel, et taga 0 ja lõime väravaid. No koondise pausil saite kõvasti seda väravate löömist harjutada, et millistes tultes see koondise paus teil läks? Ja, mitte ainult seda, et kõik mängufaasid käisime läbi ja tõesti oli palju rasket tööd ja pikad trennid, et ma usun, et mõjus hästi meeskonnal, et Joosep ja Martin sellest osa küll ei saanud kahjuks ja Ibra, aga ei, kõik oleme praegu heas, ma usun, konditsioonis, et ootan huviga järgmist mängu.
No sinu väravad ka, nagu ikka vana hea selline ründaja vaist, et on vaja õigetes kohtades olemas olla. Oled enda mänguga täna rahul? Jaa, ei, loomulikult ründaja on esmatähtis, et mul esmatähtis meeskond saab 3 punkti ja võidame meeskonnana ja see värav on siis lisaboonuseks, et hea, et sain värava, ma tean, et mul on neid väravaid sees ja ma tean, et meeskonnas on, et kui ma oma kastis palli saan, siis alati on nagu midagi ohtlikku sealt tuleb, et ma olen väga neljane, iga mäng, iga trenn, et mul on lihtsalt hea meel, et Martin pani mulle ja esimene värav ka, ma kanna puude oli, et ma ei tea, mis see otsust läks, et ma usun, et antakse mulle värav, aga nagu ma ütlesin, ei ole kõige tähtsam, et mul on hea meel, et lõime 5 väravat vist ja taga oli 0, et hea meel kõigi üle. No nüüd see hooaja lõpuspordiks, ma arvan, selline 5-0 pealt vist on päris hea minna, et selline tihe rebimine just selle pronksikoha nimel eeskätt. Ja, no see hooaeg on kahjuks selline üle kivide ja kändude meil läinud, et tegelikult me oleme võimelised enamaks ja tahame enamat ja peamegi tahtma enamat, et selline klubi nagu Paide ja nüüd on vaja meil hooaja lõpuni minna mängult, nagu sa mainisid, et võtta kõik, mis võimalik ja siis vaatame, mis seis on. Olgu nii, aitäh!